head keskkonnahariduse omandamist. Energia Avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht Aare Baumer õpetab töötoas lihtsate vahenditega vedelike tihedust õpetama ning käepäraste vahenditega lainetust genereerima. Peaaegu me oleme siin, ma pean natuke võtan seda hästi vähe tegelikult seda vett juurde, ma vaatan, siin oli see potsik, tulen korraks siia taha ja siis tsipakene natukene valan siia vett juurde, et ma saaksin selle, nii ja nüüd ma valan siia no nii, sellest veest jagub meile igat pidi, katseteks. Vett on veel vaja, miks, ossa kui armas pilt siin on, see on nii vahva pilt, sellega ei ole mitte midagi teha, aga siis teeme niimoodi, tegelikult ma panen selle praegu kinni, sest see on veel parem pilt. Et vesi, miks ma katsetan veega? Vastus on lihtne, vesi on odav. Vesi on odav. Kõik need asjad, mis te näete, selle katsetamisega ongi niimoodi, et kui sa need võtad siit ette, siis vaadake, siin ei ole mitte midagi, mis oleks kohutavalt kallis. Muidugi ma ei jõudnud eelmistele rääkida, kuna see katsetamine natuke ikkagi nagu performance, eks ole. Me täna räägime natuke lainetamisest, natuke räägime vedelikest ja kui me oleme selle kõik läbi, siis vaatame mõningaid siin lihtsamaid katseid ka, mida teha saab. Esimene asi, millega ma tegelikult peaks teiega katsetama, on vedelike kokkuvalamine. Vedelike kokkuvalamine on tegelikult äärmiselt lihtne. Mina ei kasuta mingeid keerulisi aineid, vaid näiteks täna ka, ma tegelikult ei võtnud peaaegu suurt mitte midagi kaasa, peale selle nende pannide ja värkide ja asjade, aga vedelikud ma tõin sealt Selverist, eks ole, ja kujutage endale ette, et te lähete, ütleme, oma sinna selle õppejuhataja varustuse juurde, eks ole, ja te teate, et rahasid ju ei ole, on ju, eks ole, rahasid ei ole, midagi ei ole, tähendab kogu aeg öeldakse, ei ole, raha me ei saa, eks ole, teil on vaja tuhandeid ja tuhandeid kemikaale osta. Aga mina lihtsalt näitan, et kui te lähete Selverisse, kõik on ju väga rõõmsad, vaatan, et kui sa kujutad endale ette, näiteks köögiosakond, eks ole, kui te ütlete, et mul on kemikaale vaja, on ju? Eks ole, nõupesuvahendid on ju. Et ma arvan, nad täiesti rõõmuga võtavad vastu selle väikese palve näiteks kemikaalidega kuidagi jagada näiteks seda kemikaal. Aga mingisuguse lihtsama asja peaks võtma. Noh, nagu ma ütlesin, kõige odavam, mis mul tegelikult üldse on, see on vesi, oota ma natukene teen veel puhtamaks, siis on vähe uhkem. Nii, valame siia vett sisse. Muidugi, nagu eelmise grupiga selgus, ei ole praktiliselt keegi näinud seda, sest ma tõesti ei jõua kõigile rääkida, et minu põhiline vedelik, mida ma kasutan, on mitte süütevedelik, vaid lambiõli. Lambiõli. Ja muide, kasutage terviseks, lähete poodi, soppamine, saad aru, see on mõnu. Ja nüüd, kui te olete seal poes öös, aga ma natukene isegi võtan vett vähemaks, see jälle liiga palju, siis alustame kõigepealt, isegi veel vähemaks natuke, alustame kõigepealt sellest mõttes mingisugusest veekogusest ja lambiõlist. Lastele meeldib see karmilt, sellepärast, et muidugi nad arvavad, et see põleb hästi või edasi, te pole veel alustanudki, eks ole, nad juba hakkavad ütlema, et me tahame seda. Nii, ja valate veele täiesti tuimalt lambiõli peale. Nii, saame kes on teinud seda katset? Käsi üles, ei ole vä? Veel vingem ju. Jaa, aga ma ei ole veel alustanudki. Saad nuusutada või? Huvitavad, mõned ikka nuusutavad ka. Vaata ikka siia ju. See oli näha kohe, et nad ei taha kokku saada. See oli muidugi hästi viisakalt öeldud teil. Ma kohe näitan teile. On ju? Mis asi? No näete. Jah, ma tulen kohe siit poolt ka, et siis ei, kohe vaatame, mis tööd see Vairi teeb, eks ole, et siis. No vaadake pealt, mis te nüüd nõusud, vaadake pealt. Ma ei. Ja. Eks ole, ja nüüd ma tulen siis siia poole, see on lihtsam mul käia taas tagasi. Ja nüüd on nagu säärane lugu, et miks ma valasin selle läbipaistva, sest sellega see algabki see mati alt ära tõmbamine lastel. Sest et mis kasu on, kui ma kohe värvilis valan, näe, läbipaistev, see on vesi ja näe, see on lambiõli, eks ole. Sa valad 2 läbipaistvat. Minul praegu siin ei ole. Aga poes on 3. läbipaistev vedelik. See on pesuaine. Vaat selline. Neid ju valmistatakse. Ma võin öelda, et kõiki neid aineid te saate 3 variandis poest osta. Mis selle katsetamise teeb väga huvitavaks, sellepärast, et ei ole olemas seda on täpselt samasugust rohelist, eks ole, ja kõike. Need on kõik olemas. Nii, ja valame nüüd siia juurde nüüd elementaarselt, näete, pesuainet, eks ole. Külje pealt on muidugi hea valada. Külje pealt on hea valada. Seda ma arvasin, et Strandi omad varsti teevad mul uut juba. Et nii, see läks niimoodi, ma panen siia natukene juurde veel, et oleks nagu, eks ma pean varsti paberi võtma.
nii, aga see oli tegelikult pesuaine, saad aru, sellega ei ole midagi hullu. Nii, vaata nüüd, noh. On ju? Ei, no aga miks nad peaksidki, noh? Eks ole, on ju? Et ja siin on nüüd kenasti, nüüd kujutage endale ette, et seal on pesuaine on läbipaistev, jah? Eks ole, kujutage tähendab lihtsalt seda, et kui on läbipaistev pesuaine, siis nüüd on 3 vedelikku, vaata, ütlevad, näe, 3 läbipaistvat vedelikku. Eks ole, kenasti on siin, mina panin kohe kollas ära, üldse, et mul ongi täna rohelised kollased toonid. Nii, ja nüüd valaks juurde niimoodi, et maha ei lähe midagi näiteks sellist. Ja seda on 3 ehk isegi 4 versioonis. On sinist, kollast, rohelist, eks ole, ja purpuri. Purpur kollasega on täielik kunst. Ma võin teile öelda, kollane, näiteks õli, eks ole, mida iganes ja purpur. See on, ma ei jääkski neid valama, kui ma oleks täna kõik kastid kaasa võtnud, eks ole. Nii, ja nüüd vaatame ettevaatlikult. Nii, ettevaatlikult, no natukene tilgutab, ega siin pääsu ei ole sellest. Niimoodi. Ja mis me siis saime? Näete, nüüd me saime siis sellise asja, eks ole. Ja ma sealt kaugemalt küll näitan, aga ma tulen kohe korraks siia taha poole, et siis ma nagu, noh, vaadake nüüd. On ju? Eks ole? Ja ega ma segamini ei aja selles mõttes. Miks ma peaksin segamini, mis ma sellest võidan, kui ma segamini ajan, eks ole? Muidagi lased aja nüüd segamini, nad ei saa üldse arugi, et tegelikult, teate, ma natuks aja pärast ütlen, ma ei hakka praegu teile kohe saladust ütlema, et mitu kihti võiks tegelikult üldse valada normaalse kodukeemiaga, tähendab hulka. Nii, ja nüüd mul on tegelikult niisugune mõte, et valaks siia midagi säärast. Feerit ma veel ei vala, aga valame ikkagi. Ma valan kohe selle aknapesu siia juurde. Nii, ja siin on, näete jälle midagi, eks ole. Kes seda teab, mis siin kõik on? Mingi Floral Fiesta, mida iganes. Nii, 3, 2 üles, näete jälle, las tilgub. Muidugi lastele see tilkumine ei meeldi, need on hästi allergilised. Tilgub, eks ma ütlen, vaata, kus ma valan, ta ütleb, vaata, sul tilgub seal see. Et seda ma olen küll avastanud, et nad selle peale nagu ei põnka. Aga nüüd, vaadake seda asja, nüüd ma käin küll näitamas peaaegu igale ühele, eks ole. Nii, kuhu see läks, mida ma valasin? Esimene on lambiõli, jah. Siis see, mis ma valasin, on järgmine kiht. Siis on vesi, ja siis on see suur kolakas. Ja see suur on veega koos, sest et tead, mis pärast ta on veega koos? Sellepärast, et ta on nii tehtud, et ta lahustub vees. Saad aru, seda võib alati niipidi öelda. Mina muide ütlen alati seda, et pange tähele, et näiteks limonaad on tehtud, miks? Limonaad on selleks tehtud, et ta lahustub suus, kõhus ja vees, eks ole, on ju? Limonaad. Ta on ju tehases valmistatud, me lähtume sellest, et need vedelikud on valmistatud. Kui te võtate väga ametlikult selle seisukoha ja ütlete, et nendel tihedus on säärased, need ei seguni, need vedelikud, võib-olla lapsel jääb see segaseks, aga te võite öelda, et inseneri-onud või tädid, eks ole, on lihtsalt öelnud, et näiteks, et siirup peab kõhus lahustuma näiteks, on ju? Mõtle vaid, kui siirup ei lahustuks, kuule. On ju? See on praktiline, ta saab aru sellest, noh. Kui te ütlete, et need on mittelahustuvad vedelikud, siis see võib tal muide teha, eks ole, siit sisse, siit välja. Et sellepärast, aga te võite sama hästi öelda, et see vedelik on selleks tehtud, et ta su kõhus lahustub, on ju. Niisiis, ma näitan nüüd, vaadake nüüd seda, mis siin juhtus, eks ole. Näete, see, mis ma viimaseks valasin, kuna see on alkoholi baasil, siis ta on vee pinnal. Aga see võib sama hästi ka sinine olla, eks ole. No pealt vaadates on siin väike pilvepilv, või see mullipilv on siin, eks ole. Näed, vaata, siin on, näed, kui sa vaatad niimoodi, siis paistab. Jah, on ju. Väga ilus. Ma tulen kohe teie poole ka. Vaatame siit kohe, näed. Vaata, kui ilus. Näed. On ju. Õli all on siuke tumedama rohelise kiht. Eks ole. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud jälle, vaata, ma keeran need kõik niipidi, eks ole, et te näete, ja siis see on siin, ütleme, need on kõik niisugused rohelised, aga pange tähele, juba tõmmekas on juba sellega, et kuidas saab olla niimoodi, et rohelised on erile, eks ole. Te peate mõtlema seda, et need võivad olla erinevad, aga nad võivad olla kõik samad. Te võite teha ainult rohelistega. Ja see on ju, kujutate, lapsed kuulavad, eks ole, umbes niimoodi, et te räägite eri tihedustest ja siis võtate selle klaasi ja sellesse klaasi te olete valanud kõik, mis poes on roheline. Aga kõik eri tihedusega. Need on kõik eri tihedusega, ei ole mingit küsimustki üldse. Nii et juba see, ja siis teise klaasi võtate ja vaatate teise kohta, vaata, näe, see roheline läks seal alla, eks ole. Selles mõttes see ongi niisugune asi, mis paneb neid mõtlema, et kuidas see võimalik on. Ütled, kuidas on võimalik, et see roheline, mis siin on teises klaasis, on seal? Eks ole.
nii, ja nüüd paneme feerit. Ja feiriga on siis niisugune lugu, et valame feirit juurde. Jälle hakkas me. Nii, ärge siin jah mul lähedal olge. Nii, ja feiri, pange tähele, et ega nad siis ju ei lahustu. Aga nad lähevad seal, nüüd on niimoodi, et ma panan tegelikult juurde, ma ütleme kõigile, ma võib-olla ei näita. Mõte on selles, et kui te võtate eri värvi nõudepesuained, mis on kontsentraadid, siis need nõudepesuained ei segune, kui te neid ei sega. Te võite vabalt valada näiteks punased ja rohelised nõudepesuained omavahel ja nad jäävad niimoodi pooleks. Umbes nagu 2 ülditükki oleks nagu kausis. Nad ei segune. Neil puudub lihtsalt põhjus. Miks nad peaks segunema, kui te ei sega neid? No nii. Vaat nii, eks ole. Ma tulen kohe teite poole ka sinna näitan. Ja siin juba paistab praegu, et siin on 2 erinevat juba, eks ole, näete, siin on põhjas tegelikult hoolega vaadata. Oleks nüüd värvilisi, ma lihtsalt ei, kuidas ma ütlen, ma ei ostnud neid nii palju, et see kast oleks nii suureks jälle läheb. Aga tegelikult, eks ole, saatke nüüd, ütleme, keegi poodi. Oota, aga mul tuli hea mõte. Näni, nüüd on jälle sponsorid. Ma teen nalja alati sellega, sest sponsorid on ka rahul, eks ole. Ahah. Jaa. Jäk, nagu mingi paeluss on siin sees. Las ta nüüd olla siin, ega ta ei segune. Nii, sest lahti ei lase. Nüüd valaks natukene midagi huvitavat, näiteks tosooli. Väike surts tosooli läheb hästi. Tosool, vähemasti mul on kirjutatud siia tosool peale, sest ma tegelikult seisiste kodus ja ma mõtlesin 1-2, et kas see on nagu mida iganes, aknapesu või ei ole, aga nuusutades hästi õrnalt, kui nuusutasid tosooli, väga ei tohiks nuusutada, et nad ei ole muidugi kõige paremad, aga vaatame kohe. Sinine. Nii. Jaa, vaat nüüd siit paistab nagu hästi välja, vaata nüüd. Näed, eks ole? Jah, ja nüüd kujuta ette, et siin oleks hoopis, paelus on ka siin kuskil veel vahepeal, siin saad aru. See sinna peale muide. Jaa, vinske, külje pealt on hea vaadata, muide, külje pealt näeb päris naljakas välja, näed ta jäi siia, eks ole. Ja ta jäigi sinna, selles mõttes, et tosool on kõige all, eks ole, siis on veel vahekiht, vaata seda pesuainet, eks ole, feiri on seal all muide. Ma võin öelda, et feiri läks allapoole ja see suur potsiku pesuaine jäi ülespoole, näed. Nii et see on kõik jääb ruumiline, kui sa neid ei sega. Näed, kus on, eks ole, dušikeel ja siia, ma tulen kohe, näed, vaatan. Näitan siit poolt, näe, vaata nüüd. Näeb päris naljakas välja. Ja nüüd kujutage endale ette, et see oli hoopis näiteks purpurne, eks ole, rohelise peal. Nii et see on nagu puhas siuke fantaasia värk. Nii et seal ta seisab, ega ta ei lähe allapoole. Jah, just piirid paistavad muide, nii et see on selles mõttes päris huvitav ühesõnaga. Ja nüüd valaks juurde midagi säärast. Muide, arvestage, et neid aineid tõesti on palju, eks ole. Ja teiseks on see asi veel, et vaadake, minul on siin, ma kirjeldan seda lugu veel, et siis ma lähen poodi, see on minu kuluartikkel. Nii, ja nüüd juhtub selline osu, et kas ma võtan nüüd siis, ütleme, rafineeritud mingisugust õli või võtame Omega 369, eks ole. Ma olen reklaami ohver ja lähen ostan Omega, sest ma võin selle koju hakkan seal praadima, on ju, eks ole. See on kuluvärk, eks ole, koolile tähendab nii-öelda. Aga päriselt ka, selles mõttes, seda saab söögis kasutada. Neid mõnda asja saab kasutada, teist koristaja tädi võtab jälle, eks ole, seda võtate teie. Pärast kannate maha sellega, kõik on õnnelikud, pannkoogipäev, eks ole, külalised tulevad, on ju. Millest probleem, sellest saab küpsetada. Nii, ja nüüd valaks seda juurde. Vaatame kohe, kuhu läheb meil siis see õli. Kohe. Nii, no näed. Vaata, kui ilus. Mida? Lambiõli on kergem. Ja, tihedus, jah. Lambiõli on... Näed. Lambiõli on muide jääbki peale. Te ei saa lambiõli peale mitte midagi. Meie normaalse, ühesõnaga, õlidest ei saa mitte midagi siia peale. Sa mõtled seda? Näe, ei, see on lambiõli ja see on toiduõli. Pannkoogi värk. Sa mõtled see roheline triip üleval? See on peegeldusmees, vaata nüüd. See on valguse mäng on see. See on valguse mäng. Näed, vaata.
Muide, siit paistab isegi see õrn kiht, vaata, mis ma panin seda alkoholibaasi, eks ole. Et see on siin ja nüüd lähevad allapoole. Hästi õrn kiht on seal veel näha. See, et kui palju segada, siis see vee sees kõik lähevad laiali. Kui ta peaks nüüd paar tundi seisma, siis on täiesti konkreetselt näha, kus on jälle alkoholibaasil olevad need vedelikud on üleval ja nii edasi. Muide, siin sees tekivad veel täispeegeldused ja igast imeasjad, nii et ühesõnaga, no vat, näed. Ja veel vahupilvekene ka on siin peal, lendab ringi siin peal. Nii, näitan teile kõik välja see vedelikuga, sest see on tähtis. Ja, eks ole, ja siin kõige all on siis näed. Ja selle asemel muide, nüüd võib juhtuda sedasi, et teil on üle mingit siirupit. Ja kui te nüüd selle siirupi siia valate, siis kuhu see läheb, siirup? Jah, tolksti põhja muide. Tolksti põhja sellepärast, et seal on lahustatud suhkur. Ja, nägid sa? Muide, siirupiga on hea lugu, mina alati küsin laste käest, et kuhu siirup läheb. Ei, no ta läheb kuskil sinna allapoole, nad saavad sellest aru juba, eks ole. Aga siis on see lugu, et ma ütlen, et mõelge nüüd hoolega, et siirup on raskem, see liiter siirupit näiteks on ju raskem, sellepärast, et seal sees on lahustatud suhkrut. Korras kõik polks põhja. Ja muide, võite mett valada, mesi kukub üldse siia nüüd. Tolks sinna põhja. Ma olen meega teinud muide. Noh, mesi on suhteliselt odav tegelikult. Vähemast, ei päriselt ka, et mesi on odav. Nii. Ei ole kallis, mesi ei ole kallis. Nii, ja nüüd on säärane asi, et mina muidugi ütlen, et siia neid valada võib ju juurde palju, aga näiteks asi, mida me oleme juurde valanud, on mootoriõli. Täiesti niimoodi, poistele see hirmsti meeldib, mootoriõli, ja teate, mootoriõli läheb siia läheb selle taimeõli ja selle lambiõli vahele. Mootoriõli, ja see neile küll meeldib, sellepärast, et no kuidas äkki mootoriõli valatakse siia juurde, eks ole. Et siis näeb see kõik väga hirmutav välja. Aga paneks väikse sortsu piima mööda minnes. Ja piim muidugi teate, ei tee seda asja paremaks. Ma võin öelda nii, et kui te võtate veel kord kõige parema efekti lastele ja visuaalselt kõige parema selle värvikamma annab toiduõli ja see purpur, vaat see ajaks, see suur. Need purpur ja kolla ja oranž, need annavad see merevaikne, see on super välja nägemine, näeb kõik välja. Nii, ja nüüd paneme siit ühe väikse sortsu piima ka. Hästi vähe. Ja no vaat, nüüd on see kunst, eks ole, nii-öelda kõrge pilotaaž juba, mille eest kunstiõpetaja paneb hea hinde, eks ole. Näed, siuke abstraktne. On ju? Siuke abstraktsus on. No siia võib igast pahna panna siia sisse, eks ole. No ma ütlen nii, et üldjuhul ma piima ei pane, aga näete, ta jäi siia, eks ole. Ta läheb sinna, piim läheb sinna veebaasile, läheb siia sisse, sest tegelikult hakkavad need lahustama seda piima, need pesuained, mis on ka normaalne. Sellepärast, kui nõusid pestakse, on ju, eks ole, see on ju täiesti normaalne. Miks pesuained hakkavad näiteks piima või rasva lahustama? Sellepärast, et piimaga eriti, eks ole, sellepärast, et see on nii ette nähtud. Tehases nähti nii ette, et pesuained on pesemiseks, elementaarne nõude pesemiseks. Näed, kus see piim läheb, näed siia, eks ole. No nii. Ja olemegi, näed, vaata, sina ka, vaata siin. Niimoodi, näed, kus siin on, vaata, siin siuke värk siis. Nii, ja siia ma veel ei näidanud, oli nii või näitsin või? Ja, siis ma tulen siia järgmisse ritta, eks ole, et näed, siit kohast ta paistab niimoodi. No vaat, niisugune välja. Kes veel ei ole näinud, näeb siukene näed välja, eks ole, on ju. Nii, ja nüüd on säärane asi, et me jõuame täitsa uue teema juurde, sest selle teemaga on kõik. Mida ma võin teile öelda? Kõiki neid aineid, nagu te nägite, siin on kõik täitsa tavalised ained, eks ole, veerid, värgid, kõik. Et kõik, mis te sellega teete, on, et see on kuluartikkel, selle võite alati koolis maha kanda, eks ole. Et tarvitate te lihtsalt ära, piimajoote ära, on ju, eks ole. Jah, pesuained kulutate ära, miks ma seda veel kord ütlen, ma ei tea, 1500 kord on, et kõik need asjad, neid ei ole vaja osta totalistega sealt kuskilt, ühesõnaga keegi hakkab jälle karjuma, et meil on rahad otsas, eks ole. Et mis edasi saab, miks me ostame kallid asju? No keemias niimoodi saab lihtsalt. Aga me jõuame uue teema juurde ja selleks teemaks on nüüd juba, ma lausa mõtlen, läheks lainetuse juurde. Lainetusega on tegelikult asi väga lihtne. Vaatame kõigepealt natukene, ma olen siin küll kokku pannud selle, aga me võtame jälle uuesti lahti. Üks ots oli seal natukene küll vähe õline, aga sest see ots on minupoolne ots, nii et eks ma siis ise tean. Nii, ja meie oleme siis siin nüüd. Vaatame siia. Ahah, väga hea. Ja nüüd me saime siia. Nüüd meil on see koht ja siin kohas on, teate, nüüd ma seletan teile ära, siis teil ei ole vaja ise põhjalikult mõelda. Need otsad on tehtud selleks, et näpp siia panna. Vaat niimoodi. Igaks juhuks ma tavaliselt mainin ära seal. Et see on niimoodi. Teate,
ma tegelikult ütleks nii, et see katse tuleb kõige paremini välja, kui distants on hästi pikk, et pange oma kõik need märkmed maha ja minge sinna taha seina. Ma jagan 4 tükki teile laiali ja siis see katse töötab siis kõige paremini. Vaadake, need kumminöörid, neid ei ole ka vaja Marsilt tuua, sellepärast, et ega kuu pealt. Need on täitsa tavaliselt sellised, mis ehitusmaterjalide poest on saada. Eks ole, see on selline kumminöör ehitusmaterjalide pood. Ja nüüd juhtub see asi, et mõned ajad, kuna nöörid on nüüd väga pikad, siis tegelikult efekt on väga hea. Aga need tuleb sirgeks ajada, ma vaatan, et ma nüüd lahti ei lase, eks ole. Nii, lahti laseb tähendab seda, et ma pean jooksma sinna ja hakkama kinni panema. Nii, jah, see on natuke liiga pingul juba. See on paras. Ma lihtsalt kohe häälestan nad enam-vähem pingsuse poolest välja. Nii, laine. Kõige esimene laine on soliton laine. Soliton tähendab ühte lainet. 3, 2 ja 1. On ju. Siiamaani on kõik tavaline. Laine liigub keskkonnas, eks ole. Peegeldub. Nii veel kord, eks ole. Ja see on siuksed asjad, mis lastele peaks nagu meeldib. Mina vähemasti olen aru saanud. Nendele lastele, kelle ma loengut teen, nendele küll meeldib. Aga miks, kuulge, öelge mulle sellist asja, miks ta hajub, miks ta ära kaob? Mitte hajub, vaid miks see lainetus lõpmatuseni niimoodi ei lähe? Mis sina arvad, kuule, Ei, ma mõtlen, miks ta ära kaob, nagu vaata selles mõttes, et näed, et ta lihtsalt, mina teen täie jõuga, saad aru, vaata, juba hakkab kaduma. Ei, lihtsalt ta muutub soojuseks tegelikult. Jah, energia mis tähendab energia kaob ära? Energia ei kao mitte kuskile. Energia ta muundub soojuseks, eks ole. Ta lõppkokkuvõttes muundub soojuseks, nii. Aga kuna need on seisvad lained, meie praegu kulgevad ei harjuta, siis tegelikult on nii, et esimene laine, siis näete, siin kohas on kenasti näha, laine pais, eks ole, näete, on seal keskel ja siin kohas on siis need mõõnakohad, eks ole, veel kord ütleme, teie pool on seal mõõnakoht, nii. Ja see on selline, kuidas ma ütlen, see kõige alumine sagedus, aga nii, minul on siin üks kaval riistapuu, tikksaag, jumal eest, tikksaag on muide laine generaatoriks asendamatu vahend. Päriselt ka, tikksaega tuleb ainult jätmist teha, tuleb see saekoht siia isoleeri sisse panna. Nii ja vaatame nüüd, seisvad lained. Ja hakkame häälestama. No näed, mõnedel ei tule veel välja, ei tea miks. Võib-olla on häälestada vaja. Ja pange tähele, pais, eks ole, mõõn, jah. Ja vaata nüüd, nad on erinevad, näed, sinul on praegu, vaata kui hea, vaata energiat, näed, seal pole, näe, see siin ka, eks ole, nii. Läheme edasi. Ja nüüd pange ühte asja tähele, mida rohkem on paisusid, see energia, mis siit kohast seal tuleb, see jaguneb kõigi nende paisude peale laiali, eks ole, ja sellepärast amplituudid hakkavad järjest kahanema. Ja neid paisusid tuleb järjest juurde. No, väga hea. Ja võid katsuda need muide, eks ole. Ja no praegu on maksimum kiireks, näete. Võtke julgelt, ärge kartke. Ega see kuum ei ole, noh. See ei ole kuum, katsu julgelt.
niimoodi. Tikksaag on tõesti asendamatu vahend muide. Suur tänu teile. Tikksaag on asendamatu. Laske aga nüüd otsad lahti, eks ma kerin nad ise kokku. Kui ei keri, siis andke pärast toolide vahelt. Lainetusega ma saime enam-vähem hakkama. Kulgevatest lainetustest ma suurt ei räägi ja ma jätan selle kosmososa vahele, mida te tegelikult vist õnneks ei näinud, sest et ma seal juba hakkasin jälle niimoodi jaama mingit oma joru. Kuigi Pärnus, oota ma mõtlen ka palju, mis kell see lõpeb meil tegelikult? 45 või? See poiss, eelmine ma ei jõudnud ühte tähtsat asja rääkida, sellepärast võib juhtuda, et ma räägin täna ainult nagu olulistest asjadest. Mul on küll kaamera olemas, aga mul on siin see player ja ei, me räägime hoopis ühest teisest asjast ja sellest, et mul on siin panni peal šampooni. Võtate panni, panete sinna šampooni, kusjuures te võite muidugi panna ka midagi muud, näiteks toiduõli, aga ma soovitan šampoone panna, sest need on nagu okidoki, esiteks te saate šampooni maha kanda, eks ole, on ju? Duširuumis läheb seda ikka vaja. Ja ütlete, et näiteks te teete pildi sellest, et näiteks kuluartikkel Euroopa Liidule, eks ole, et meil oli panni peal šampoon näiteks, oli. Ei, Euroliidu näiteks rahad, eks ole, mina ka samamoodi, võib-olla ma pean näitama seda raha, muide, ma üldse ei tee nalja, eks ole, ütleme, et teil on siin see vaja näidata kuluartikkel, mida te Pärnus tegite, eks ole, tuled tagasi, meil on šampooni vaja koolis, on ju? Ja kõvasti on vaja. Nii, ja nüüd on säärane lugu, et ma natuke valan siia juurde veel vett. Šampoonile võtate panni, pann on kõige parem. Ja valate vett ja siis võtate, ma ei võtnud alt mingit lusikat, midagi, aga mul on üks traat, mis kogemata tuli kaasa ja koju ma siin improviseerin pidevalt ja segate siis ühe pulbriga. Pulber. Muide, teate, mis eelmise grupiga juhtus? Nad unustasid mulle ütlemata, et ma tegelikult pean selle varsti välja lüütama. Ja siis see läks nii õudselt kärssama, et te tunnete siia, tegelikult ei läinud kärssama, aga seda mõnusat šampooni ja aisu on veel siiamaani siin, on nii või? Ja šampooni pannil mõnusalt, vaat siuksed hääled on näivad. Nii, ja meie vaatame seda asja, et mida võiks näidata siin kaameraga. Okei, šampoonile käib juurde üks pulber. Te ju teate, mis pulber see on? Ei tea? Nii kaua, kuni mul see pann siin natukene, ma pean nüüd valvama seda, eelmine kord ma lasin ta nii kärssama, et juba mulises kõik. Ja sellega on, näete, niisugune lugu, et see on pronksipulber. Pronksipulber või alumiinium, eks ole, alumiinium. Lapsed tahavad alumiiniumiga pauku teha, aga mina ütlen, et selle peale, et pronksipulber, et ärge siis nendele ostke neid, eks ole, kasutage ise. Ja, ega midagi, siia kohta, on ju? Kuule, jah. Ja, nina peale. Nina peale. No ikka pronksipulber. Täitsa tavaline 6 euri maksab pakk, eks ole, jumalest, et see on nagu, see on tegelikult ju väga hea, eks ole, on ju? Kus seda müüakse? Helki. Jaa, seda müüakse ehituspoes. Seda ei müüda kosmeetikupoes, ehituspoes. Ostada lähed. Ma tahan pronksipulverit saada. Eks ole, et niimoodi selles mõttes on vabalt, ma veel kord ütlen, et siin ei ole küll midagi keerulist, kas see on muide, peale on kirjutatud veel, eks ole, et see on tegelikult alumiinium, aga põhimõtteliselt on see pronksikas. See on nagu kuld, eks ole. Nii. Ja siin hakkab vaikselt midagi mul tegema juba. Pliit läheb soojemaks. Pliit läheb veel natuke soojemaks. Ja mina olen jõudnud täitsa uue teema juurde. Ja selleks teemaks on meil konvektsioon. Ja konvektsiooniga, no paneme siis siit samast edasi. Konvektsiooniga on asi väga lihtne, eks ole. Konvektsioon. Nii, ja see on niisugune mees nagu Rooleik ja need on rakud, eks ole. Seda nimetatakse Roolei rakkudeks. Kui te kirjutate sisse näiteks Rooleit Cells, siis te saate kohe nagu selle tulemuse. Ehk siis see näeb niimoodi välja, eks ole, et siit tõuseb aine, tähendab ta tõuseb tegelikult siit üles 2 poole ja läheb alla. Nii, eks ole, läheb alla ja siit täpselt samuti. Niimoodi ja selline ja siit teise poolt, eks ole, ka meil. Vaat niimoodi, et siis näed niimoodi, ta tuleb siit, eks ole. Ja siit läheb ka. Ja vaat need vahekohad, me hakkame kohe neid vaatlema. Tegelikult ma jätsin kogu selle keerulise füüsika, mis siin on vahele, nimelt need vahekohad on hästi olulised sellel lihtsal põhjusel, et on üks mees nimega Kolmogorov, kes arendas seda teemat tegelikult edasi, lõi vastavad valemid ja sai sellise tulemuse, kus siis öelda näiliselt eluta aine just nagu omavahel kuidagi nagu ta suhestub, selles mõttes, et tähendab, tegelikult kui seda edasi viia nüüd natukene sellisel esoteerilisel kombel, siis öeldakse sellist asja, et need rakud suhtlevad omavahel ja peavad läbirääkimisi.
ja nad peavad läbirääkimisi nii, milline on nende struktuur. Seda võib väljendada alati, et siin on viskoossus, kõik muud asjad, aga põhimõtteliselt seda võib nagu pidada, roolerakkude tekkimist võib pidada selliseks nagu täiesti normaalseks kõik on olemas tegelikult. Normaalseks protsessiks, kus siis eluta mateeria just nagu võtab mingisuguse sellise oleku, ühesõnaga muide ma ei tea selle mehe nime täpselt, aga teate, alles hiljuti oli teadusuudis sellest, ma lihtsalt tean seda otselinki, ühesõnaga mõte oli nimelt niisugune, et ühte meest on niimoodi teadusmaailmas piisavalt kaua, kuidas öelda, et pandud või tõstetud konverentsidel uksest välja, sest ta rääkis sellistest kristalli struktuuri vormidest, mida tegelikult keegi polnud näinud ennem. Ja nüüd leiti lõpuks. Asi on lihtsalt selles, et tuleb töödelda statistiliselt suuri andmehulkasi, et neid näha, et need on üsna keerulised. Nii kaua mina jälle vaatan, et kas mul siin tekib lõpuks ometi, ma mõtlesin, kaua ma seda pean siin teksti täitma vahepeale. Ma ühtegi anekdooti ka ei ole. Nii. Ja avad lahti. Kohe, oot üks moment. Nii, ja nüüd me oleme siin. Ja siit hakkab juba paistma. Näed, tasakesi juba paistab siin natukene. Kohe. Väga. Nii, paneme selle koha peal. Oot üks hetk, ma panen niimoodi. Niimoodi. Ja lähme talle natuke lähemale. No näed. On ju? Elab juba, ja. Ta mul tahab õudselt kiirelt auruseks minna. Ma tahan vaadata, et ma pean vaatama, et ma õige koha leian. Ahah. Näed, siin ta on. Tegelikult natukene on ta liiga kiire, aga sellest hoolimata paistab ta kenasti välja. Kui üldplaanis võtta, siis näete, milline pind juba välja näeb. Päikese pind. Nagu päike. Ta natukene on liiga palju kuumenenud, kõige parem on selline mõnus temperatuur, ütleme kuskil 70-80 kraadi juures, kui üle läheb, siis läheb juba halvasti. See siin on liiga palju juba, näete, hakkab juba keema, jälle ma natuke välja lüütame, sest ma näitan teile kaameraga uuesti, et ta niimoodi. Läks auruseks natukene. Niimoodi. Otsa poiss, läheb jälle liiga keema, aga näed, mõte on selles, näed veel kord. Ma sõidan natuke peale talle siis. Näed. Siit see keemine ei ole nagu hea, et selles mõttes see on paha, aga näed siin kohas. Ja siin paistavad need struktuurid parem. Näete need tumedad vöödid, mis seal vahel on, eks ole. Need on paigas. Ma vaatan, kas siit ka kuskilt paistab. No siin on see näha. Ja nüüd pange tähele, et see on, seda te võite vabalt tunnis näidata ja mõte on siis niimoodi, et ossa poiss siin juba keeb liiga palju. Vaat see on parim koht, see on tegelikult väga hea koht. Vaat see. Auruseks läks seal. Vaat seda auru nagu tuleb väga palju, šampooni auru, ma ei tea. No näed, paistab ikka tegelikult välja küll. Vaat need triibud, eks ole. Näete, siit kohast paistab. Ta tahaks tegelikult väga täpset häälestamist saada temperatuuriga, et siis on nagu päris hästi paigas. No näed, siit kohast nüüd keskekraani, et ma panen täpselt, näed. Seal on tume triip näha, eks ole, kahelt poolt tõuseb pinnale ja siis nii, kui ma nüüd siit külje pealt panen, ma vaatan, et see nii, üks hetk. Nii. Ja vaatame, et siia ei... Kas te teate, mis tähendab, kui aurab, eks ole, šampoon panni peal? Nii, ma natukene võtan tagasi. Väga hea. Ma ei võtnud jalga kaasa, aga sellest hoolimata. Kõik see näeb väga, väga efektne välja tegelikult. Piisavalt hull. Päike. Näiteks kujuta endale, et tahate päikest seletada, mis protsessid päikesel toimub. Kui nüüd see keemine välja jätta, siis näeb see kõik välja, näed siit kohast, ütleme, lõikad ära, vaata, vastupidi, näed. Ja ütled, päike näeb välja säärane, välja arvatud see panniserv, eks ole. Näed. Vaat nüüd juba lähen. Ja on. Kui nüüd temperatuur oleks näts madalam, oleks parem, aga see on vesi, mis seal muliseb. Ma olen liiga palju vett valanud, aga sellest hoolimata. No näed, siit kohast. Vaat näed, paistab. Need rakud paistavad, eks ole. Vaat nüüd. Kogu see struktuur on seal hästi paigas. Kaameravaeseke mõtleb elule järgi, mõtleb, et kus see fookus siin on. Aga niisugune näeb see välja. Noh, näete, just see siit, eks ole, siin piirkonnas. Veel kord. Nüüd ma keeran selle fookuse paika. Nii. Ja nii. Väga hea, keset ekraani on seal siuksed lärakad. Ühesõnaga, nägi see välja niisugune. Nii. Ja paneme siis kinni siit.
teiste sõnadega, see on tegelikult nagu väga lihtne, aga alati tuleb lisada seda pulbrit ja pulbrit tuleb väga vähe lisada, eks ole. Nii, nüüd on järgmine asi on see, et olge head ja palun tulge siiapoole, sellepärast, et mina muidu seda näidata ei saa, kui te siin ei ole. Ma tõstan selle koledalt hirmsa asja ära, selles mõttes, et seisvate lainete tekitamine on tegelikult valjuhääldaga suhteliselt lihtne. Ma loodan, et teil on koolis ka mingid vanad valjukakastid, keda te võite neid kaste küsida näiteks õpetajate käest või kust iganes. No, mina lihtsalt panin ühe vana valjuka, mis mul seisis, näed, panen kile siia. Tegelikult võib need nii teha, et võtta mingi juustu või võileiva aluse, eks ole, kleepida siia peale igavast igavesti ongi valmis. Nii, ja ma ei tea, mis asjad mul siin on, aga vaatame neid, eks ole. No näete, seisvaid lained nagu kopaga. Näed, eks ole, siin kõik, näed, kus kohal seisavad need paisukohad, eks ole. Need on kõik paigas juba. Näed, kui täpselt seisab, eks ole, see siin näiteks, see siin. Te näete need teise nurga all, eks ole. Siin on eri sagedused jooksevad kogu aeg, eks ole. Selles mõttes kile lihtsalt, siin midagi muud ei ole. Võimendi vahepeal ja lasete aga muusikat läbi ja muidugi passi peab kõvasti olema, et selles mõttes päris selle muidu ei saa paika. Vaatame, kas mis tuleb mingid madalaid sagedusi ka, eks ole. Siin on praegu suhteliselt kõrged. Nii. Ahah, näed, mingi madal tuli ja kõrged näiteks siin kohas. Te leiate need madalad üles, et rohkem paisud on niimoodi geomeetriliselt jaotatud, eks ole. No näed, väga hästi. Just. Siia jäi paar väikest paisu kohta ja kaduski ära. Nii, nüüd tuleb järgmine lugu, vaatame, ma ei teagi, mis järgmine. Vaatame, mis järgmine võiks olla. Iga edasi veel laamata. Kohe tuleb järgmine lugu, ma ei tea. Järgmine võib tulla mida iganes. Ahah, natukene keri... Jaa küll, las ta siis tuleb. Nii, aga teate, ma lasen kohe nagu edasi. Ahah, see oli mingi fly, siis ma tean, teate, mis ta on? Pärast öelda. Kirikukellad ei tööta muide, sest seal ei ole madalat sagedusi. Nii. Ja, see on sellest seotud. Väga. Ma keeran teda natuke vähemaks, et see oli lihtsalt üks... Nii, need on nüüd eri sagedused, näete, need on madalad sagedused, seal on kuskil. Need on, näed, siin kohas on paisukoht, eks ole, näed, täpselt paigas, kõik on nagu geomeetriliselt jaotatud, eks ole. Ta lihtsalt kerib need erinevaid sagedusi läbi siit ühesõnaga. Nii, see on, näed, nii madal, siin ei mõju midagi, eks ole. Nii, võtame veel kord paar tagasi nendest. Nii, play on siis tähendab, ma vaatan, et ma saan veel selle. Nii, vaatame, eks. No näed, veel kord, eks ole. Jah, kui energiat on keskkonnas väga palju, siis ta viskab selle mulli välja, eks ole, selle vee piisa. Selle mõttes, et siin on energia kontsentratsioon on nii suur lihtsalt, et ta muidu ei saa, aga näed, selle sageduse juures ei paista midagi. Ja näed, ja nüüd tuleb see sama lugu, siis ma saan seda nagu usinast teile näidata, eks ole. Siin on väga head seisvad lained, sest siin on kuskil 4-50 hertsiseid sagedusi, mida ei ole kosta alt, eks ole. No võt, seda saab väga vahvalt kasutada, muidu hästi ilusad pildid on tegelikult. Kui neid nagu pildistada korralikult ja natuke valgust seada, sest see on väga täpne valguse peal, et kas sa paned spoti kuskile, kuidas sa pildistada, kuidas ta nagu välja jääb, et vaat nii. Nii. Ma arvan, et ma nüüd selle osaga sain, aga nüüd minge nüüd, teate, ärge minge tagasi, sest et me oleme nüüd siin ja kohe ma kasutan juhust, et ei peaks edasi tagasi jooksma ja me teeme järgmise katse veel näiteks ja see puudutab nüüd ühte sellist verki, et kui, vaadake, see on taldlihvija. Kõik teavad, et see on taldlihvija, on ju? Nii, kui see oli tikksaag, mäletate jah, kirjutasid üles tikksaag, see on kaamera, lainegeneraator, see on pulber, eks ole, ja see on pann koos šampooniga, siis see on väga hea asi, millega saab teha väga palju efektseid, sealt on väljas, panni, see on väljas, väga efektseid lainekatseid muide. Nii, 100 korda sekundis, muidugi reguleerida on ka parem, kinnine anun palun, eks ole, mitte lahtine. Ja nüüd panete selle siia peale. Nii.
ja nüüd hakkate vajutama. Kõigepealt tekivad need pinnalained, mis oli jutt, eks ole, servalained tekivad, nüüd ma vajutan. No nii. Muide, sellega on võimalik molekulide soojusliikumist, eks ole, ära näidata, on ju? Te põhimõtteliselt võite öelda selle kui analoogi, et mida rohkem ta liigub, et seda rohkem on energiat keskkonnas, mida ta tõesti on. Molekulid liiguvad järjest kiiremini, neid on järjest rohkem, eks ole, ja temperatuuri ülekanne toimub. Siis peab muidugi kõvasti suruma. Aga näed, idee on väga... Muidugi kokteile võib ka nii teha, eks ole. Et päriselt ka, muide, me olen proovinud, seda suvel tegime korraks, toimis nagu ideaalselt. Et kui nüüd jah hästi kergelt teha, siis näete, on sellised lained, eks ole, servalained. Kes tahab servalaineid näha, siis näete, need on siin täpselt serva peal. Või tule lähemalt vaatama servalaineid. Neid ma tegelikult näitasin selle Ufimtsevi loos, need kui tahate tulla, ma kohe näitan. Näete, kus on need kammiviid, vaata, mis on servas, mitte keskel. Nii et vaata, ma näitan siia poole ka. Tähendab, need kammiviid, vaata, mis mööda serva jooksevad, need on servalained. Nii, ja nüüd, kui ma panen seda siit juurde, näete, mis on, eks ole. Niimoodi. Aga nüüd me teeme ühe teise asja veel. Teate, teiega see, eelmise katsega see ei õnnestunud, aga ma lihtsalt viin selle katse nii-öelda lõpuni. Ja katse ma viin lõpuni väga lihtsalt. Teeme nüüd niimoodi, et ma valan siia ühe sortsu õli. Jep. Vesi ja õli, eks ole, te teate, see näeb päris hea välja. Paneme nüüd selle peale. No see on nüüd eksperimentum krutsis. Ma ei tea, mis juhtub. Niimoodi. Mis me siis teeme? Emulsiooni või? 3, 2, 1. No nii, saimegi valmis segu, eks ole. Selles mõttes, et valgus hajub, me võime kõigepealt rääkida sellest, et valgus hajub. Ta on mõne aja pärast, näete, õlikiht tekib üles, eks ole. Hästi nagu lollikindel katse tegelikult. Jah, juba tekib, eks ole. Aga selles mõttes, et, et miks ta nagu läbi ei paista, miks ta nagu valge on, et laseri kiirel näiteks laseb siit läbi, ütleb, no jah, see on selge, et siin on väiksed õliosakesed veel, eks ole. Et siis ta hajub seal peal, ütleme, ta ei pääse siit läbi. Et niisugune näeb ta välja. Nii et, no jah, jõudu tööle nende asjadega. Nii ja siis ma näitan tegelikult ühte asja veel, no nüüd te võite kõik tagasi minna. Ma vaatan, kuidas see mul üldse nagu õnnestub, sest et vaadake, selle asjaga niimoodi ma planeerisin seda, aga mulle tundub, et tee, mis sa tahad, ma mõtlen, et tee, mis sa tahad, aga see vist päris, ma vaatan, kas ma saan selle nurgaga. Vaatame kohe järgi, meil on täpselt nii palju aega katsetamise jagu. Nii, ja, ma pean siia panema, teate, ühe asja ette. Nii, vaatame kohe kiirelt järgi ja teeme selle õudsa katse ära. Nii, ja mille peale me võiksime selle teha? Me võiksime selle teha, siin on, näete, mingi kole kiri, siin ei ole, aga teeme selle peale. Võib-olla see õnnestub. Väga hea. Teeme nii, jah, see õnnestub päris hästi. Niimoodi. Ja üldiselt on nii, ma võtan selle eest ära. Keeran meil selle siia ette. Ma vaatan, et see on mul niisugune ise ehitatud värk, aga ta peaks töötama. Niimoodi. Ja töötab. Mis tal siin ikka? Nii, paneme ta niimoodi, et ta ei oleks mul... See on väike setup, seda on päris raske, et niimoodi alati see on niisugune happeningi rida tegelikult, et väga hea. Rebane. Siis rebane. Nii, valgus paistab, kõik on näha ja mina vaatan siit ühe vedeliku. Mida te kõik teate? Kas te teate seda vedelikku? Ei tea. Ma ka ei tea. Aga kui see nüüd tundub, et see läheb mustal taustal paremini, siis ta läheb mustal taustal paremini. Ma vaatan korra. Jah, mustal taustal läheb paremini. Siis teeme niimoodi, et võtame siit järgmise asja ja vaatame. Tähendab, ma tegelikult ütlen ausalt, et ma unustasin ära selle. Väga hea. See on hea. Nii. Siin tõesti midagi näha ei ole. See on hea. Ja tegelikult on niimoodi, et kohe üks hetk ma võtan fookuse üldse välja. See on veel parem. Ja. Oota, ma lähen siit nats lähemale. Mul tuli geniaalne mõte, oota. Ja, mul tuli geniaalne mõte praegu.
ahaa, oota, ma vaatan veel korra. Kurat, ma ei tea. Äkki keegi... Tead, ma väga ei viitsi. Tead, aastaselt, et ma pean mõtlema. Ega teil, mille peale võiks seda... kuule, aga oota. Äkki ma näitan selle peale. Tead, ma lihtsalt tahaks ennem teie aega veetmist niimoodi vaadata. See tegelikult töötas kõige paremini puulehtede peal, saage aru. Puulehtede peal. Oota, üks hetk. Siin peal ta ei tööta. Nii, ma selle peale ei tahaks tööd teha. Ma panen ta ikkagi selle peale. Kuule, oodake. Nii, vaatame. Nii. Heldust küll. Vaata. Ja. No, juba läheb paremaks. Nii, ja, väga. Ma natuke hääletan välja ja küll ta meil siin paika läheb. Nii, ja ma panen selle siia alla. Alati, kui niisuguseid asju tehakse, siis muidugi peab alati olema igast mingi... nii, kui ma selle siia panen. Oota, ma panen selle siia. Nii, tead, võib-olla ma panen hoopis selle siia. Oota, ma tean küll, ma panen selle siia all. Tähendab, ärge, ei midagi hullu, no ma tahan seda... Nii, see on see mumps. Ma panen selle mumpsu siia alla, ma panen selle koha peale. Teate, ma oleks pidanud ühe puulehe tooma, noh. Päris karm, jah. Ma mõtlen selle peale, et... ma vaatan. Nii, vaatame, kas siin... Mul on küll tohutu kahju meel. Ma mõtlen, et kas ma... Okei. Ja. See on... Ahah, juba hakkab tekkima. Nii, kui nüüd fookuse ka veel paika saab. Niimoodi. Fookuse tuleb. Juba hakkab tulema. See on... Niimoodi. Ahah. Kohe. Lumi sulab ära. Kohe tuleb uus lumi. Kas te ise kasutate seda gaasi muidu, ei? Kohe. Üks hetk. Ahah. Jaa. Ei, kui ma häälestan ta kohe välja, teate, siis ta läheb mul paika ka. Nii. Jah, ma ikkagi see paremini, teate, mis asi on väga lihtne, see on tegelikult on... Jah, ega ma siit päris hästi seda kätte vist ei saa. Nii. Ja. Ahah. Läks. Jah. Nii. Väga. Väga hea. See on juba... nüüd on eriti hea. Ja just täpselt, jah. See on... Nii, laseme siit seda juurde. Ja see on tegelikult niimoodi, et kui nüüd väga palju suuremaks minna, ma vaatan, et kui suureks mul annab nagu minna. Väga hea. No nüüd juba hakkab, näe, nüüd hakkab looma juba. Nii, see on niisugune setup, et ega siin ei aita midagi. Nii, tegime lund. Väga hea. Vaatame, kus see sulama hakkab. Kõigepealt ta jahtub, see on vedelik, eks ole. Nii, ja kui ta on jaatunud, nüüd ta hakkab siin tasapisi meil... Vaatan, kas ma veel suuremaks lähen. Nii, kui ma lähen... Vot, nüüd hakkab juba. Nii, see on nüüd selle kaamera piir tegelikult. Jaa, muidugi tore. Nii, ahah. Nii, nüüd ma vaatan, et ma oleks pidanud tegelikult alt ühe puulehe või rohukõrre tooma. See oleks olnud nagu tunduvalt parem lahendus. Kahjuks ma... Kuule, oota! Mul tuli praegu hea mõte! Ma veedan aega nüüd. Võid sa keegi oma pastaka anda? Nii, nägemist pastakas. Et... Vaatame kohe. Ma natukene tõmban tagas seda. Nii. Väga hea, geniaalne, kuidas ma ennem selle peale ei tulnud. Et kohe ma panen ta, häälestan ta fookuse välja, näete. Nii, oota, fookus. Ja näed, siin ta ongi. Ja nüüd natuke teeme suuremaks ka veel. Ja nüüd, no näed. Lumepastakas, jah. Näed, siuke, väga hea. See on üpris täpselt, tahab häälestust saada ja hetkel ma hakkasin mõtlema, et mingi pärast tekkis mul tunne, et ma suudan, näe, kus ta sulab, jah? Nii, oota, ma panen uuesti tagasi, näed. Nii. Näed, su pastakas sulab. Paistab, jah? Natuke küll väriseb, aga on. Nii, ja nüüd on siuke lugu, et valame aga juurde seda.
see tegelikult on vedelik -50 muide. -50 kraadi, nii kõigepealt ta tekitab siia, näete, nüüd hakkab jälle sulama. Kõigepealt ta tekitab siia lumekristallid, näete, seal paistavad kenasti lumekristallid ja siis pastakas juhib sooja, mu käsi on hästi soe, eks ole, siis ta sulab ära, tähendab. Aga mõte on jah selles, et aitäh, et see oli väga hea, et kui rohukõrs võtta, vaata, eks ole, rohukõrre peale lasete seda vedelikku. See on selline, mida müüakse elektroonikapoodides, näiteks see on -49 kraadi annab. Nii, et ma loodan, et see ei jäänud väga, igaks juhuks sirutate kõik oma ühe näpu ette. Ei, ärge kartke nüüd, midagi ei juhtu teiega, noh. No nii. No proovi veel. Kus seda reaalselt kasutatakse? Elektroonikaseadmetes näiteks, kui mõni asi on üle kuumenenud, siis see ei ole see tervise oma. Siis ta lastakse selle peale ja sealt kohast sulab siis rohkem ära. Ja. Ma ei ütleks, et see niimoodi suhteliselt kallis on, see on niisugune, ta ei ole just 2 euri, aga ta ei ole ka 20, eks ole. -49 tähendab seda, et see on selline temperatuur, mis tegelikult, mina alati seletan seda temperatuuri sellega, et kujutage ette, see on nüüd, sina tahad ka, eks ole, see on see, millega, et kui lennuk lendab üleval 10 kilomeetri kõrgusel on selline temperatuur, et kui te lastele seletate näiteks seda, sina juba said või? Ahah, see on selge. Et lastele seletate näiteks seda, et aga kui 10 kilomeetri kõrgusel, mis temperatuur on? Ja siis 10 kilomeetri kõrgusel on säärane temperatuur. Muide, ma võin öelda sedasi, et on lapsi näiteks, kes noh, ütleme, kellel on, kas on natuke närvilised või niimoodi ja nende peopesas, ma olen kuulnud ka enda peopesas, ma ei ole närviline laps, aga lihtsalt ma jooksen ringi. On niimoodi, et peopesa, kui on märg muide, siis ma ükskord lasin peopesasse, käis praks. Jääpraks oli see lihtsalt, jääpraksus. No nii, ei, ja. On ju, mis feeling on, eks ole, siuke imelik tunne. Sina juba said, kes veel ei saanud siin? Te saite kõik juba, no nii. Tegelikult no analoogset selles mõttes, seal spordivigastustel jah, no see, tähendab, mina ei tea, mis neil vahet on. -49 on siia kirjutatud mustvalge peale, jah. Ja no näete, see on kõik juba kristalle täis siin, eks ole. Ma veel kord ütlen, et ma ei tabanud selle peale, et üks õuest võtta lihtsalt üks täiesti tasuta rohukõrs ühesõnaga. Noh, eks ole, vaadake, asi on selles, et see rohukõrte peale ehitatakse üles need kristallid täpselt, noh, väga hästi, sellest see pind on nagu sobiv ja siukene ta näebki välja. Otseselt vett jahutada ei ole võimalik. Küll aga on võimalik, no näiteks veetilkasid külmutada nagu momentaalselt, et see on nagu hästi lihtne asi. Et kui ta niimoodi, noh, põhimõtteliselt on see niimoodi kasutada. Nii, mina olen omalt poolt nagu kõik ära rääkinud. Kui teil on veel mingeid küsimusi, siis esitage palun. Mingeid salakavaleid küsimusi. Ma ütlen, et kui te niisama isegi selle ette lasete...